head keskkonnahariduse omandamist. Tänasest energiamajandusest ja selle võimalustest räägib Energiatalgute veebikülje näitel Irje Möldre Eesti Arengufondist. Esindan siin täna siis Eesti Arengufondi. Eesti Arengufond on koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonnaga viimasel 2 aastal eest vedanud Eestile uue energiamajanduse arengukava aastani 2030 koostamist. Ja mina olen selles protsessis töötanud keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdina algusest peale. Ja kui ma vaatasin tänase päeva motot keskkonnaharidus kujundab mõtteviisi, siis mul käisid silmest läbi kõik Eestis koostatud, oli need 118 arengukava umbes täpselt. Umbes täpselt 118 arengukava. Ja mõtlesin huvitav, kas mõnes on öeldud ka nii, et me tahaksime keskkonnale halba või et me tahame, et inimesed on õnnetud. Kõik need arengukavad on kantud väga heast mõtteviisist, ilusatest soovidest. Et tegelikult ma saan aru, et me oleme jõudnud punkti, kus me peaksime nendest ilusatest mõtetest ka tegeliku käitumise muutumiseni ja plaanide elluviimiseni jõudma. Et me oskame juba eesmärke seada, vaadata kaugemale tulevikku, aga kuidas nüüd enda lastes kujundada seda, et mitte tähtis pole käia minu sõnade järgi, vaid tegude järgi, siis ühelt poolt me peame ise eeskujuks olema nii õpetajatena lasteaias, koolis, aga ka muudel töökohtadel ja kodus. Ehk et see on nagu suur väljakutse nüüd jõuda sellest mõtteviisist ka tegudeni. Ja keskkond kui selline, energia, miks sellele nii palju tähelepanu pöörata? Homme avalikustame me energiamajanduse arengukava eelnõu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande. Ja kuna ma täna pidin siin olema, siis see tähendas minu jaoks, et ma pidin selle eile õhtuks kõik valmis saama. Nii et täna öösel me laadisime üles selle aruande ja selles aruandes on üks pilt, mis minu jaoks ütleb nagu kõik selle, miks me täna siin oleme, milleks on vaja energiamajanduse arengukava, miks on vaja nii palju mõelda ja miks on vaja oma käitumisviise muuta. Ma nüüd otsin selle siit kähku ülesse ja enne kui ma hakkan tutvustama Energiatalgute keskkonda, mis oli tegelikult täna minu ülesanne siin Eesti Arengufondi esindajana. Meil ei ole veel kahjuks üleval see arengukava eelnõu ise. Nii, Irega saab paremini. See aruanne paikneb meil siin ja ma otsin siit üles peatükist mõju olulisus võrdluses keskmise eurooplasega üles mõtlema panema joonise. Kui ma hakkasin kavandama, kuidas ehitada üles energiamajanduse arengukavale KS aruannet, siis ma püüdsin mõtestada enda jaoks seda, mis asi on oluline keskkonnamõju riigi tasandil. Lokaalsel tasandil, külatasandil, vallatasandil on mõju olulisus üks. Ka regiooni tasemel tuleb juba teised teemad mängu. Riigi tasandil on oluline see, kuidas me paistame väljapoolt. Kuidas me vastame üldiselt rahvusvaheliselt kokkulepitud normidele, kas me täidame neid või me vilistame nendele. Ja see pilt minu jaoks tänast konverentsi silmas pidades ütleb nagu üsna palju, miks me peame nüüd Eestis energeetikaga ja mitte ainult energeetikaga üksi, vaid siis ka meie igapäeva toimingutes, kõik, mis seondub energiaga, transpordikasutus, meie elamisviisid, miks me peame sellesse natuke rohkem tõsisemalt suhtuma. Antud joonisele on siis, või graafikul on toodud siis võrdlusena 2 olulist joont.
see punane joon kirjeldab meie tänast mõju keskkonnale energiamajanduse valdkondade kaupa, elektris, soojuses ja transpordis. Siin on nüüd toodud ära erinevate stsenaariumide mõju, aga põhimõtteliselt on siis need plokkideks jaotatud, nii et see esimene, minu poolt vaadata siis vasakul on elektriplokk või elektristsenaariumid, kus on siis esimeses tulbas tänane tase, baas 2012, mis koosneb siis ülevalt lilla on ressursid, see tähendab siis fossiilkütuste ammendumine megatšaulides, siis teisel rohelisega on kliimamuutused, punasega on ökosüsteemi kvaliteet, selle mõjutamine ja sinisega siis kõik alumine tulp on inimtervis. Nüüd ma ei tea, kas te üldse näete tagantpoolt, siin on all selline must punktiirjoon. See on keskmise eurooplase tase täna, täpselt samades valdkondades. Jaanika Laht koostas selle skeemi meile olelusringi mõjuhindamise programmi Simapro abil modelleerides energiamajanduse stsenaariumeid. Ja see oli see tulemus, mida ta sai. Seadsime talle lähteülesandeks selgitada välja, milline on Eesti energiamajanduse mõju võrreldes Euroopaga. Sest minu jaoks isiklikult tundus, et kui me hakkame rääkima olulisusest, siis tuleb kuhugi seada see mõõdupuu. Et me ei saa iseendaga võrrelda ja siis öelda, kas see on oluline või mitte. Et võrdluses nüüd eurooplasega, ühe eurooplase kohta on meie mõjud täna enamus valdkondades siis 3-4 korda suuremad, ühe elaniku mõju. Ja nüüd need väiksemad tulpade kõrgused siin stsenaariumides aastal 2030 on järgi kirjeldatud, näitavad seda, et me ei jõua ka aastaks 2030 sellele tasemele, kus keskmine eurooplane on täna. Stsenaariumide mõte oligi see, et leida teed, kuidas jõuda siis selliste tulemusteni, et meie mõju ajas väheneks. Ja kõige problemaatilisem valdkond selles suhtes, kui vaadata keskmisi, on võib-olla elaniku või tavaenergiatarbija kohaselt pilgu läbi siis transport. Et siin on küllalt raske saavutada isegi tänase taseme hoidmist. Nii et ma palun, kallid kuulajad, jätta see pilt endale meelde, et me oleme täna tegelikult võrreldes Euroopaga suure mõjuga, kui tõenäoliselt need andmed on, me püüdsime maksimaalselt usaldusväärseid andmeid kasutada. Ja siis ma mõtlesin, mida võrdluseks võtta, et kas me saame seda pilti uskuda, siis kindlasti üks indikaator, mis näitab eestlase suurt mõju keskkonnale, on ökoloogiline jalajälg. Et selles oleme maailmas esikümnes, see on meil suur, ehk et ma arvan, et see pilt on suhteliselt tõelähedane. Kas siiski midagi valesti ei ole, sest et tähendab, see Euroopa tase on siin näha, et on praktiliselt 0 ja Eesti omaks 3,5, et ütlesid, et on mingi 3-kordne vahe, aga siit paistab ju vahe ikkagi vähemasti 20-kordne. Ja elektritootmises tõsi ta on, me teame, milles see elektritootmise mõju seisnib, me kasutame põlevkivi elektritootmisel küllalt madala kasuteguriga ja kõik seonduvad mõjud siis annavadki selle pildi. Et kui siit nüüd vasakult poolt vaadata, põlevkivi 2030 antud stsenaariumis me oleme maksimeerinud põlevkivi kasutegurit, me kavandame põlevkiviõli protsessis tekkiva uttegaasi kasutust põlevkivi otsepõletuse asemel elektritootmises, aga sellegi poolest see mõju väga palju väiksemaks ei saa olema. Et nüüd järgnevad 3 stsenaariumit, liberaalne pluss ja taastuvenergia, seal on välja pakutud kasutada põlevkivi asemel olemasolevas tehnoloogias kivisütt ja mujal siis koostootmises ka mitte fossiilkütuseid ei kasutataks. Et seetõttu see mõju saab olema tunduvalt väiksem, kui nüüd minna neid stsenaariumeid pidi. Ja üks stsenaarium DE++,
Selles kavandasime puidukasutuse täna olemasolevas Narva elektrijaamade tootmisvõimsuses. Aga sellega on nüüd selline lugu, et see annab veidi vale pilti, kuna me peame palju puitu importima. Meil ei jätku seda, vähemalt mitte selles mahus, mida metsanduse arengukava kavandab. Ehk et siit on nagu natuke petlik pilt tekib, et meil pole neid mõjusid sees, mis kuskil mujal tekivad selle tõttu. Ja. Nii, väga hea ja asjakohane küsimus ja me saame vaikselt minna siis ka energiatalgute tutvustamise juurde. Aga Eesti metsanduse arengukavas aastani 2020 on kirjeldatud Eestis puidu juurdekasv. Nii. Ja loomulikult see ei ole mõeldud, et kõik puit, mis maha võtame, ahju. Me teame kõik, et puitu on targem kasutada pikaajalise tootena, mitte ühekordsena ära põletades, eks ja sooja saades. Aga kui nüüd tulla energiatalgute juurde ja selle teema juurde, siis selle mõte oli 2 aastat tagasi, et kuna see energiateema on nii kompleksne, nii keeruline ja nii suure mõjuga Eestis, siis oleks vaja koondada kõik olemasolev teadmine, olemasolevad tööd ja siis nüüd selle arengukava koostamise käigus koostatavate uuringute tulemused ühte kohta. Ja üks esimesi töid, mis oligi Eesti energeetilise ressursi kaardistamine ja täpsustamine. Et kui siin nüüd energiatalgutes minna energiaressursside alajaotuse juurde, siis siin on plokk bioenergia. Nii. Siin on mets. Ja vaatame siis, mida eksperdid leidsid, kui palju meil on metsa, mida me võiksime energiatootmisele kasutada. Tegelikult need numbrid said meil kõigi stsenaariumide aluseks. Et siin on üks päris hea tabel selle kohta. Jah, see on seesama tabel, mis ütleb meile, et tegelikult Eestis küttepuud kui sellist metsades on siis, ma ei tea, mis ühikutes ma ütlen, kui 12 miljonit kuupmeetrit oli arengukavas see piir, mida võiks aastas kasutada, siis siin on eksperdid leidnud, et Eestis on 2,8 ehk kolmandik või neljandik isegi sellest, mida võiks kasutada energeetiliselt. Ja siia on nüüd juurde arvutatud veel puidujäätmed puidu töötlemisest mitte metsamaalt ja seda saame siis veel teist niisama palju juurde. Ehk et meil on tegelikult 6,1 miljonit kuupmeetrit küttepuud. Ja see seab piirangud sellele, et me ei saa nagu, kui ma nüüd ei eksi, siis Narva jaamades seda põletada, seal on kasutegur väga madal ja saada see soe kätte või elekter kätte, mis meil vaja on, siis läheb seda 2 korda vähemalt nii palju vaja. Ja palun. Lihtsalt veel ütlen nii palju, et see oli lihtsalt üks võimalik stsenaarium. Me püüdsime leida alternatiivseid viise ka põlevkivile, et mis on odavam, mis oleks mõistlikum ja kindlasti see ei ole mõistlik stsenaarium. Päris kindlasti ei ole mõistlik
Narvas kõik puit ära põletada, siis meil paberipuud ja muud puud ei jätku. Ühesõnaga, siin alajaotuses te leiate siis ressursid, kui te näiteks õpilastele annate ülesande, et nad saavad siin iseseisvalt töötada, otsida välja näiteks päikseenergia kohta infot, palju Eestis oleks tänase teadmise kohaselt võimalik päikseenergiat kasutada. Palju mul aega on, Kristjan, veel? Tuuleenergia, hüdroenergia, turvas, põlevkivi, et siin all võite ise süveneda, kodus vaadata, kui te mõtlete oma õpilastele näiteks ülesanded välja, saate ise infot, aga ma arvan, 3. klassi laps juba suudab siit ise päris palju kokku lugeda. Ma tean, et minu lastel praegu nii koolis kui lasteaias just energia teema ja isegi 1. klassi laps juba ju loeb väga soravalt internetti, siis nende jaoks on see keskkond, ma arvan, küllalt lihtsasti käsitletav. Nii, ühesõnaga ressursid me siis aastal 2013 alguses kaardistasime ära potentsiaali ja teine oluline töö oli selgitada meie tegelik energia tarbimine. Seda nii siis kütuste primaarenergia lõikes kui ka siis lõpptarbimise lõikes. Mille pärast? Eestile on teinud Euroopa Liidu eeskujul Eesti 2020 konkurentsivõime kava ja selles on öeldud, et Eesti energia lõpptarbimine peab aastal 2020 olema täpselt sama, mis aastal 2010. Aga kui me mõtleme selle pildile, mis ma alguses näitasin, ja kus näiteks transporti meil on väga raske ohjata, siis on tegelikult see meie jaoks päris suur väljakutse, kuidas seda energiatarbimist ikkagi maas või samal tasemel hoida. Ja nüüd selles rubriigis siis lähemalt ongi kõik erinevaid graafikuid, kuidas me energiat tarbime. Laias laastus pool energiast läheb meil ikkagi soojuse saamiseks. Veerand on siis elekter ja veerand tuleb meil transpordist, sõidukite kasutusest. Meie arvestuses me arutasime põhiliselt maismaa transpordiga arvestasime, kust tulevad ka lõviosa keskkonnamõjud. Nii, siin on energiatarbimise pool kirjeldatud. Ta on natuke aeglane, aga ja siin on sektorite lõikes ka, et kui näiteks teha õpilastele ülesandeid lasta teha siin keskkonnas või ise välja otsida, siis kindlasti on kõige lihtsam alustada kodumajapidamistest. Et lapsed saavad ise siis mõelda, et palju me täna tarbime ja kui me hiljem jõuame stsenaariumide juurde, siis me näeme, kui palju me tegelikult peaksime tarbima. Et nii tervis kui keskkond ei satuks ohtu. Ma näitan korra seda kodumajapidimisi ka. Siin nüüd see parempoolne plokk jookseb kogu aeg teemasse puutuvad uudised tulevad kogu aeg, et olla kursis, mis parajasti energia maailmas toimub. Siin on nüüd näha võib-olla ühte graafikut näiteks tarbimise poole pealt, et võrdluses jällegi teiste riikidega, et kus me oleme kodumajamiste energiatarbe poolest, on Eesti siin küllaltki siin Põhjamaade seltskonnas iseenesest mõista. Meil on ju kütmisvajadus tunduvalt suurem kui võib-olla lõunapoolsemates riikides. Et siin me oleme 5. või 6. koht, mis siin on. Et selliseid ilusaid pilte ja tekste ja viiteid siis aluseks olnud dokumendile nende rubriikide alt leiame. Nii. Nüüd, kui tulla kütuste juurde, mida me energiamajanduses kasutame, energia tootmisel, siis siin on jällegi eraldi artikkel selle kohta tehtud. Et siin me leiab infot nii transpordis siis mootorkütuste kohta kui ka muude kütuste kohta. Natuke aeglane. Üks eraldi rubriik on siin ka regulatsioonid.
kus siis saab üldise pildi sellest, millised õigusnõuded meil reguleerivad nii energia tootmist kui tarbimist. Energiamajanduse arengukavas on üks oluline eesmärk varustuskindluse tagamine. Seetõttu on siin ka eraldi peatükk selle kohta tehtud. Ehk et ma soovitan, kui te hakkate omal tunde või siis õpilastele tööd ette valmistama, võib-olla võtta see aeg ja käia need läbi ja vaadata ise üle, et ma jõuasin täna kõiki neid rubriike koos teiega läbi analüüsida. Et mu ettekande teine eesmärk oli tutvustada ka põgusalt Eesti energiamajanduse arengu võimalusi. Osalt me nendest rääkisime juba elektri tootmises eelkõige. Et vaataksime siis teised teemad ka üle. Nüüd energiatalgud, enne kui me läheme sisse siia ENMAK 2030 alla, mis siis koondab arengukava materjalid, siin talgutes on lisaks nüüd nendele üldistele teemadele, mis siin vasakul menüüs on, üks hea rubriik veel mõisted, kus siis saab kiiresti kohe sõnaseletused. Kui ei saa aru, mis asi midagi on, siis siit saab kohe põlevkiviõli, mis see on, lööme lahti. Aha, nii. Siin on termini seletus antud. Ja erinevatest allikatest välja võetud võimalikke seletusi. Mis veel? Nii. Nüüd minnes siia ENMAK 2030 juurde, näitasin enne seda graafikut võrdluses eurooplastega ja oli näha, et käsitleme siis energiamajanduse arengukavas elektritootmist, soojuse tootmist, transporti. Tegelikkuses see pilt on veidikene kirjum. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovis ikkagi, et kõik valdkonnad Eestis, mis on energiaga kuidagi seotud, oleksid kaardistatud ühes dokumendis. Praegu on nad kõik laiali ja ühtset pilti siiani ei ole olnud. Ja seetõttu käsitleb arengukava siis 5 valdkonda, et lisaks elektri- ja soojuse tootmisele ja transpordi energiakasutusele vaadatakse lähemalt ka hoonete energiatarbimist ja energiasäästupotentsiaali ja milliseid tegevusi siis selleks on vaja. Et ka täna meil tegelikult toimub juba hoonete rekonstrueerimise toetamine ja selles arengukavas siis erinevaid stsenaariumeid, mille käigus siis on arvutatud välja, palju siis erinevad rekonstrueerimismahud maksma lähevad riigile ja mis on seonduvad keskkonnamõjud läbi siis nende hoonete kütmise vähenemise. Need on siin nüüd ära kaardistatud. Ja lähema info selle kohta, siis nüüd saabki siit stsenaariumide alt tegelikult, kus on ka toodud ära energiamajanduse arengukava 5. valdkond kütused, kütusemajandus, kus siis tegelikult põhiliselt analüüsiti alternatiivseid kütuseid, biokütuste tootmisvõimalusi Eestis ja palju siis riik peaks sellesse panustama, et seda siin võimalik käima oleks lükata. Et meil oleks võimalik oma sõidukeid ümber kohandada näiteks biometaani kasutusele ja kas on üldse võimalik Eestis bioetanooli toota, kus see oleks võimalik. Et selliseid aspekte siis analüüsiti ja vastavad stsenaariumid koostati. Et kui siit minema hakata, siis stsenaariumide alt me saame elektristsenaariumid kätte ja siin on nüüd siis lähemalt kirjeldatud ka seda näiteks ühes stsenaariumis siis, kui palju siis puitu näiteks ikkagi Narva elektrijaamades vaja läheb ja miks me seda siis importima peame. Lihtsalt, et pealt näha, kui Haapsalu sõitsima otsin ka, sõidab metsa vahel, tundub väga palju metsa on, aga kui sa süvened, loed läbi ennevalt tehtud tööd, siis tegelikult meil ei ole seda lõputult, et me ei saa, et siis me peame teisest asjast jälle loobuma, kui me selle puidu ainult ühte kohta suuname. Tasakaalustatud arengu jaoks on siis vaja teda ka mõistlikult majandada ja kasutust optimeerida nii-öelda. Nii. Ja siin on 2030 perspektiiviga siis need 5 stsenaariumit elektri tootmises välja toodud. Ja need 3 esimest siin kasutavadki siis kivisütt aastal 2030 põlevkivi asemel. Miks nii? Tallinna Tehnikaülikool ja aktsiaselts Elering modelleerisid Läänemere elektrituru mudeliga Palmorel need stsenaariumid,
mis olid turupõhised, kus toetusi ei arvestatud ja siis lähtuti tõepoolest puhtalt kütuse hinnast ja siis tuli pildile meil just see kivisüsi, isegi mitte puit. Selles mudelis oli kivisöe hind kõige soodsam ja seetõttu oli vajalik juurde teha veel võrdluseks 2 stsenaariumit. Üks oli siis põlevkivi stsenaarium, kuhu öeldi, et me kasutame igal juhul põlevkivi, meil on see ressurss olemas, meil on maapõueseadus, mis ütleb, et me tohime 20 miljonit tonni aastas seda kaevandada, meil on olemas tehnoloogia ja siis me saime sellise pildi, kus põlevkivi stsenaariumis lisanduks nüüd sellele põlevkivi otse põletusele ikkagi ka utegaasist elektritootmise võimalus. Ja vägivaldne stsenaarium oli ka see puidukasutus, sest turupõhiselt mudel ei soovitanud siis või ei näidanud puidukasutust Narva elektrijaamades. Miks siis Narva elektrijaamades? Miks me oleme keskendunud sellele? See elektritarve, mis Eesti riigil on kuskil 7 teravatt-tundi aastas, 7-8. See on tohutu kogus. Ja me vaatasimegi põhivõrku antavat elektrit. Mikrotootmises siin päikse, tuuleenergiaga me ei suuda terve riigi vajadust ära katta. See on kohapealne elektritootmine, mis tuleb nii või teisiti uute hoonete puhul, ligi nullenergia hoonete puhul, peavad hooned iseenda energiavarustusega hakkama saama. See nõue kehtib ja põhimõtteliselt täna need uued hooned tuleb hakata nende nõuete järgi ehitama. Kahjuks meil pole häid pilootprojekte veel, milline see hoone ikkagi Eesti tingimuses peaks olema siis. Et energiamajanduse arengukava üks tegevus ongi see, et esimeses järjekorras töötada välja pilootprojektid, mille tulemusel meil oleks tüüplahendused sääraste majade ehitamiseks üldse, mis ise saaksid oma energiavarustusega hakkama, kas siis päike, tuul, elekterabiks või mis veel, maasoojuspumbad ja muud erinevad lahendused, mida siin ka Kaja Lotman eespool näitas teie regiooni kohta. Ehk et selliseid temaatikaid see artikkel siin stsenaariumide all käsitleb. Aga põhiline on see, et need stsenaariumid keskenduvad suurele tootmisele, põhivõrku antavale elektrile ja ei ole siin mõtet otsida nagu seda tuuleenergia osa, mis peaks tulema mikrotootmisest või päikseenergia osa, et need on 2 ise asja. Nii. Järgmine oluline valdkond on siis, nagu ma alguses ütlesin, et pool meie energiatarbimisest on kütmine. Ja seetõttu on soojust ja soojuse ja hoone stsenaariumeid tegelikult KSA aruandes vähemasti koos vaadatud ja kõik analüüsid on neile tegelikult koos tehtud, sest kui me rekonstrueerime hooneid, siis meil langeb tegelikult ideaaljuhul küttevajadus. Seetõttu tuleb kogu soojuse tootmine ümber korraldada ja kuna väiksemates asulates inimesed kolivad mujale, majad jäävad tühjemaks, siis soojatarve järjest väheneb ja need kaugkütte võrgud, mis meil täna on tõenäoliselt aastal 2030 hoopis teistsugused ja tõenäoliselt nendes väikeasulates ei pruugigi enam olla. Tuleb rohkem minna üle kohtküttele ja inimesed peavad ise vaatama, mis on nende jaoks kõige parem lahendus, kui näiteks kortermaja jääb pooltühjaks. Soojuse stsenaariumides need erinevused on olemas, aga mitte nii suured ka mõjude mõttes. Soojus on see valdkond, kus on tegelikult mõjusid kõige raskem vähendada. Põhiline mõju, mis soojusega meil seondub ja mis on oluline tänasest meelde jätta, on kohtkütte mõju. Millest see seisneb? Väga avada ruuska vahepeal. Meie analüüsid näitasid Tartu Ülikoolist Hans Orru Tervishoiu Instituudist. Tema prognoosis siis soojusmajanduse tervisemõju. Ja see seisneb ikkagi selles õhusaastes, mis kohtküttega kaasneb puidu põletamises. Et ühelt poolt me vaatame, et puit on väga hea, ta on taastuv, meil on seda palju,
aga tervisemõju, mis sellega näiteks ahjus kasutamisel, eriti tiheasustuspiirkondades kaasneb, on suur. Tema hinnangutel, see on ka ajakirjandusest läbi käinud, sureb aastas kuskil 600 inimest enne aega selle tõttu. Tekivad kroonilised haigused hingamisteedes, südame-veresoonkonna haigused. Mille pärast? Põletamisel tekkiv tolm seob õhust ka muid kantserogeenseid ühendeid, eriti linnakeskkonnas või kui on mingid tööstused lähedal. Ehk et seda ohtlikumad need peenosakesed on, mis õhku põletamisel satuvad. Ja see on nüüd selline valdkond, mida ei anna tegelikult ühegi soojusmajanduse stsenaariumi puhul päris alla tõmmata aastaks 2030. Ainus lahendus on hakata ikkagi eramajades ka kaasaegsemaid kütteseadmeid muretsema ja kindlasti ka õigemini neid kasutama, sest täna me võib-olla ei pööra tähelepanu sellele, et see puit, mida me ahju paneme, oleks kuiv. Me paneme sinna igasugust puitu ja siis on kohe see mõju hoopis teine. Nii et ta prognoosis ka energiamajanduse arengukava puhul need mõjud ja jõudis järeldusele, et selleks, et oma tervist hoida, me peaksime seda endale teadvustama, et see koht, küte, kus puitu kasutatakse, on tervisele mitte kõige parem lahendus. See peaks olema sellisel juhul standardiseeritud ahi ja igal juhul inimesed peaksid selles ajaperspektiivis midagi ette võtma. Mitte ainult riik ei saa siin vägisi tulla neid ahjusid koju vahetama. Nii. Ühesõnaga, siin on siis analüüsitud neid erinevaid kütmisviisi, kohtkütet, lokaalkütet ja kaugkütet ja nende mõjusid. Kaugkütte mõjud on selles suhtes tunduvalt väiksemad, sest kui me toodame soojust ühes kohas, siis see korsten on ühes kohas, ta on kõrgem ja see saaste lihtsalt hajub ära. Nii. Hoonefondi puhul käsitletigi 3 erinevat võimalikku varianti, sõltuvalt sellest, palju riigil on võimalik rekonstrueerimisse suunata raha, on ka 3 erinevat tulemust ja 3 erinevat võimalust siis ka soojuse tootmist ümber korraldada. Ehk et siin käsitleti siis mitte sekkuvat, kus siis riik väga palju ei panusta, vähe sekkuvat ja maksimaalselt sekkuvat, kus siis ligemale pool hoonetest saaksid rekonstrueeritud aastaks 2050, mitte veel aastaks 2030. Ja siin on eeldatud, et aastas ehitatakse juurde meil 1% hooneid, mingi kogus langeb ka välja, 0,3%. Ja ühe kurva eeldusena on ka võetud see, et rahvastik ikkagi väheneb aastas 0,4%. Siit leiab siis hoonete kohta täpsemat informatsiooni ja kui palju on võimalik nendega siis energiasäästu saavutada ja selle läbi siis soojusvajadust vähendada. Elektrivajadus hoonetes selle aja perspektiivis ei vähene, kuna uute hoonete puhul ja ka rekonstrueeritavate hoonete puhul tuleb kaasajastada kütteventilatsiooniseadmed, mis tähendab, et need seadmed võtavad rohkem elektrit ja me ei suuda nagu hoonete elektritarvet seetõttu vähendada. Nii, transport. Transpordis võeti vaatluse alla samuti 3 stsenaariumit, jällegi lähtuvalt sellest, kui palju riik panustab sellesse teemasse, aga kui me jätame meelde selle esimese pildi, et meie mõju on täna juba väga suur ja et meil on väga raske seda vähendada, siis siin on võib-olla kirjeldatud kokkuvõtvalt ära need põhjused. Peamine põhjus, miks meil on raske vähendada see mõju, on meie sõidukipark ise. Meie inimene, kes ostab endale uut autot, ta ei vaata selle kütusekulu või CO2 heidet nii tähelepanelikult. Ja seetõttu kogu meie sõidukipark on põhimõtteliselt 1990 aasta tasemel heite poolest, enam vähem, võib-olla mõned grammid allapoole. Et Euroopa Liidu keskmisega see nagu võrdlust üldse ei kannata. Inimesed ei ole teadlikud, ta läheb autopoodi, palun mulle auto, eks, aga ta ei mõtle sellele, et milline on selle energiaklass. Et see on nagu üks suur töö, mis ees seisab inimestele selgitada,
et juhul, kui te just peate selle auto soetama, maapiirkondades tihtipeale ei olegi teisiti võimalik elada, siis teadlik tarbija teeb enne eeltöö ja mõtleb sellele. Ja kindlasti on siin suur osa ka ühistranspordi kasutuse suurendamisel, jalgsi liikumisel ja kergliiklusel. Ehk et kõige kangemas stsenaariumis, kus riik maksimaalselt panustab, on võimalik siis energiasäästu saavutada 2%. Et see on imevähe tegelikult. Ehk pigem see kasvab isegi siis, kui meie teadlikkus ja mõtteviis paraneb. Ma lihtsalt ühe kommentaari. Jaa. Tundub, et ega mis täna väga autod, mis tulevad, ei olegi väga ju keskkonda kahjustavad. See oli lastele turul, et miks ta meil nii kõrge on, see vist ikka sellepärast, et me ostame neid autosid, mis Euroopas, ma nüüd otsast peale. Et me ostame ju neid autosid, mis Euroopas juba turult tulevad, et see pigem ju maapiirkonnas eriti veel on ju nii, et me ostame ikka selle auto, mida rahakott võimaldab ja üldiselt me neid autosid, mida rahakott võimaldab, üldse poest ei ostagi. Et need tulevad ikka juba teiselt või kolmandalt turult. Ja aga kui me vaatame aastani 2030, et ega selles ajaperspektiivis me enam ju nii vanasid ei osta, eks? Et ega see autopark on ju uuenenud ja see, mida täna ostetakse nii-öelda Euroopa vanana, tegelikult on ka seal juba võimalik valida ju. Kindlasti, aga rahakott ikka esimene valida. Mul ei ole kahjuks neid pilte kaasas, meil Mari Jüssi on transpordi teemad kõik kokku pannud ja temal on olemas pildid ja teadmised sellest, kuidas tegelikult sama raha eest saaksid tunduvalt kütusesäästlikuma auto. Et tegelikult seal ei tule vahe sellest. Lihtsalt inimesed ei ole seda veel endale teadvustanud, et iga meie käitumisest sõltub palju ja sellest eeskujust lastele ka näiteks see mõtteviisi muutus, et see autokesksus, et see maksab tegelikult meie lastele endile kätte, et tegelikult me peaksime oma lastele just õpetama seda, et kui võimalik, sõidame ühistranspordi, kui võimalik, käime jala, et mõttetuid sõita ja lihtsalt paarutamist, see ei ole nagu nende enda tulevikku silmas pidades sugugi jätkusuutlik. Kütuste all siis lähemalt kirjeldatakse biokütuste stsenaariumeid. Ja siin oli just biometaani ja bioetanooli tootmine vaatlusel, aga nendesse väga sügavalt sisse ei lähe, sest et see informatsioon on siin kõik kirjas, täna kumbagi testis ei toodeta ja need on lihtsalt sellised analüüsid, kas teha, palju see maksab, mis tulu see riigile tagasi toob. Energiamajanduse arengukava ennast puudutav info, ütleme kronoloogia on siin kõik kirjas, mis töid tehti, mis ajal, siin on üleval aruanded, siin on üleval Excelis tehtud arvutused, iga selle stsenaariumi kohta on meil olemas maksumus, keskkonnamõjud ja need on koondatud, ma näitan kohe, kus need mõjud kokku on löödud meil mudelisse, teekaartide mudelisse, ma näitan selle ka ära. Et me summeerisime nende valdkonda stsenaariumide mõjud ühte kohta kokku. Nii. Teekaartide mudel. Siin on juhend ka veel juures, kuidas seda kasutada, aga teie oletegi nüüd esimesed, kellel mul on võimalik seda reastust, mis me stsenaariumidest saime siin näidata. Summeerisime kõigi nende valdkonda stsenaariumide mõjud. Me saime 135 stsenaariumide kombinatsiooni. 3 stsenaariumid transpordis, 3 hoonetes ja soojuses, 3 biokütustes ja 5 stsenaariumit oli elektritootmises. Seetõttu me saime 135 kombinatsiooni. Ehk et nende tulemused me koondasime ühte Excelisse ja see võimaldas seda, et me kõigepealt vaatasime, kuidas need kombinatsioonid täidavad Eesti energia lõpptarbimise eesmärki aastaks 2020. Selgus, et nendest 135-st vaid 15 suudavad seda eesmärki täita ja siis me töötasime nendega edasi 15-ga. Ehk et see lõppjärjestus, mis meil
mis meil siin jäi, ongi kohe siin avalehel, kui te selle lahti lööte, siit on näha, millised on siis ikkagi juhtivad stsenaariumid. Juhtivaks said need stsenaariumid, kus riik maksimaalselt panustab, nendes on võimalik maksimaalne energiasääst ja elektritootmises siis ikkagi see kivisöe sissetoomine, kuigi ta tundub ka omamoodi suurte mõjudega, siis läbi selle odavama hinna ja väiksema keskkonnamõju ikkagi, sest kivisüsi on energiasisalduselt suurem, teda läheb vähem ja meil jääb koha peal kaevanduste mõju seega ära, siis seeläbi said need stsenaariumid meil juhtivaks nüüd järjestuses. Ja kõik see töö on kokku võetud KSA aruandes, mida ma alguses näitasin, nii et ma usun, et vanemate klasside õpilastel oleks päris huvitav neid materjale läbi töötada ja vaadata, sest see puudutab kõik nende tulevikku. Suur tänu teile ja kui on küsimusi, siis võib-olla on veel minut aega. Nii, paar kiiret küsimust saame teha. Jah. No selles mudelis, mis me kasutasime, seal ei olnud nagu diferentseeritud Põhja- või Lõuna-Euroopa, et see kindlasti omajagu seda pilti muudaks võrdlusena, aga samas, kui me vaatame lihtsalt keskmist, kas eurooplast või maailmakodanikku, siis sellega võrdluses ikkagi see mõju on suur. Et kui Euroopa Liidu suund on sellele, et meil peaks olema ligi nullenergiahooned, siis me oleme nagu selles mõttes võrdsetes tingimustes, et see kehtib kõigile. Seda on meil lihtsalt raskem saavutada. Ja transpordi koha pealt paneb ikkagi mõtlema, et ega meil ei ole vaja rohkem sõita kui eurooplasel selle tõttu, et me Põhjamaa oleme. Et võib-olla jah, me peame oma autot kauem soojendama teatud talvistel tingimustel nädal aega aastas, teinekord terve kuu. Aga põhimõtteliselt autokasutus on meil sama ju. Ja see, mis ma ütlesin, et topitakse kõike ahju, siis see võib olla nii, ma ei öelnud, et seda kõik teevad. Et enamus on kindlasti teadlikud ahjude kasutajad, kes hoolivad oma ahjudest. Aga lihtsalt see on üks asi, mida Keskkonnauuringute Keskus, kes õhusaaste prognoosid koostas, ta välja tõi selle, et on vale kütmisviis, millest ka on tingitud suurem õhusaaste, et see on nagu faktiliselt tõestatud, mitte minu lihtsalt hinnang. Valdur Lahtva Säästva Eesti Instituut. Mulle jäi kõrvu väide, et parima stsenaariumi realiseerimisel väheneb olulisel määral kaevandamisest tulenev negatiivne keskkonnamõju. Teades, et energiastrateegia kõrval tehakse ka põlevkivi kasutamise riikliku kava või strateegia, mis näeb ikka ja jälle 20 miljoni tonni kivi väljatoomist, siis ma ei näe, mis iganes energiamajanduse strateegia valikus mingit vahet kaevanduse keskkonnamõjude vähendamisele, sellepärast, et kivi tuuakse välja 20 miljonit tonni, niikuinii läheb ta õliks ja õli läheb ekspordiks. Kas minu väide on ekslik või mitte? No meil kehtib ju maapõueseadus, et ega need arengukavad ükski ettepanekut maapõueseaduses kaevandamismäärade muutmiseks iseenesest, et võimalik selles mõttes põlevkivi arengukava eelnõus, mida ma olen lugenud, seal on ikkagi suund võetud sellele, et kaevandamine ja kasutamine saaks olema efektiivsem, et kindlasti teatav mõju sellel saab pikaajaliselt olema. Aga seal on ka see hinnang, et põhjavee seisund on seal lootusetult halb ja ei parane 20 aasta jooksul ja ei ühegi kaevandamismahu juures, kas see on 15, 20 või 25 paremaks see seisund seal ei lähe. Et ilmselt on tollel hetkel, kui need otsused seadusest tehti nii palju lubada, siis arvestatud nende mõjudega sotsiaalmajanduslike vajaduste tõttu, nii et
nii et mida meie tegime, meile anti ülesandele leida optimaalsem stsenaarium, et me lihtsalt analüüsisime viise, kuidas on põlevkivi kõrval oleks võimalik. Aga need stsenaariumid ei tähenda seda, et põlevkivi ei kaevandataks. Me teame, et põlevkivist on mõistlikum, tasuvam toota põlevkiviõli. Ehk et need stsenaariumid võimaldavad seda, et see 20 miljonit saab õliks toodetud. Et need mõjud jäävad tõepoolest ikka. Aga need selles ei sisaldu, kui niimoodi aus olla, sest et need ei puuduta siis nii-öelda meie elektri ja soojuse varustust ja samuti ei saa me põlevkiviõli täna oma sõiduvahendites kasutada, et ta on ikkagi peamiselt laevakütuse komponent, mis veetakse, eksporditakse riigist välja täna 85%. Ehk et selles suhtes on Valdur õige küsimuse püstitus.